tekst veel seda, et lõigud BD ja CD poolitavad selle kolmnurga nurgad. Ehk siis need nurgad siin on võrdsed. Ning kus oranž on? Ei. Miks siin 3 musta ja ühtegi oranž? Kes pani rotti kõik oranžid? Ei siin. Väga hea. Mulle värvid meeldivad. Kui ta veel pole aru saanud. Värvidega palju lõbusam. See nurk siin on ka need on võrdsed. Seda siis ütleb tekst. Kuidagi peaks ära ka tähistama need näiteks paneme siia siis näiteks beta, siia ka beta ja paneme siis siia mulle üldse gamma ei meeldi. Ma panen tau. Tau on lahedam. Tau on siis sihukene kreeka täht, mina kirjutan teda niimoodi. Teda siis kutsutakse tau. Tau. Hästi tore, palju parem kui gamma. Vot. Ja mul on teie ideid vaja kuulda nüüd. Geomeetria ülesanded, seal on nii palju erinevaid variante, kuidas lahendada. Aga ainult ühte on vaja, et vastus kätte saada. Et vastus peab olema alati üks ja seesama. Matemaatika kipub siuke olema, et vastus on kindel. Aga mõnikord ei ole ka. Nii, kuidas sulle tundub lihtsalt? See on tõesti hea ülesanne. Nurgad ja värki. Jah. Otsitakse seda alfat, kuidagi peame ta kätte saama. Kas meil on midagi veel teada või rohkem ei ole? Leia kolmnurga A, B, C, nurga B, A, C, suurus alfa. Kraadides. Kui lõigud BD ja CD poolitavad selle kolmnurga nurga. Nurga BD, C suurus on 5 alfat, see on hea. Võt. Jah, rohkem ei olegi mitte midagi teada. Ei kujuta seda ette, siin on võimalik seda alfat nagu osata öelda. Kas ma üldse, siin ei ole nagu mitte midagi antud, see on üks nendest ülesannetest, kus mitte midagi konkreetset ei ole öeldud. Et ei ole öeldud, et see lõik on 5 sentimeetrit. Siin on nagu kõik on puhas idee. Ma tahan mailiga. See on idee. Kas see 5 alfat on nagu 2 korda suurem alfa? See on nagu 5 korda alfa. See on nagu 5 korda suurem kui alfa. Ei, jah, tähendab. Jah, tema siin on siis 5 korda suurem kui tema siis. Ta on 5 korda. Suht hea on näha, et ta on 5 korda suurem. Oota, mis siin pole ühtegi nagu numbrit või? Nagu arvu? Mitte ühtegi. Jah, mitte ühtegi võimalust kasutada palju asju. Kusjuures ma pean teile tunnistama, täna on päris palju selliseid ülesandeid, kus mitte ühtegi arvu ei ole. Ja teile, te peate oskama ka niimoodi matemaatikat teha, et arve antud ei ole, see on ka ainult mõtted. Aga vaadake seda nagu positiivsest küljest. Kui teile ei ole arve antud, siis te ei pea neid tehteid välja arvutama. Lahendus puudub. Ei. Kui arvud teil puuduvad, siis te ei pea neid tehteid lihtsalt nagu päriselt kokku korrutama või liitma või mis iganes. Siis te peate selle tehte kirja panema lihtsalt. Aga lõpuks te saate, siin on ikkagi arvuline vastus, kraadides. Lõpuks me saame arvulise vastuse. Ehk siis see tähendab seda, et siin peavad mingid asjad maha taanduma mingil hetkel. Tuleviku hetkel.
nii, aga mina enne tahvlile midagi juurde ei kirjuta, kui keegi pakub mingi idee välja. kuidas teil Uku ja Ingel ideede maailmas hetkel läheb? okei. kui ideesid on raske leida, siis peab kuskilt lihtsalt midagi meelde tuletama. mis kujund meie silme ees on? kas mul on idee pakkuda või? jah. et see nurk BDC kordub 90 kraadi. BDC ehk siis see 5 alfat või? jah. olgu. see oleks väga kiire lahenduskäik, jah. miks sa nii ütled? sest see on ju mingi nagu valemiga seoses ju. on või? võib-olla. mis see alfa siin siis tuleks? tuleks 18 või? siin jagada see 5-ga läbi. üliilus 5 tuli. siis ta tuleb vist. on 18. vastus käes. no päris, ma jah, sellest ma siin hetkel hästi aru ei saa. ei, sa ei pane seda mitte sinna, vaid sa paned lihtsalt. ma ei tea. lihtsalt alfa või? ei. mind huvitab, et kui. pluss oota, ma ei kuulnud, ütle. ei, see 90 jääb sinna. okei. ja siis sa liidad äkki pluss. ja siis alfa. ja see jagab 2-ga. olgu, väga tore. kas midagi tuleb siia veel? või ei tule? olgu, siis selgita, et kust see asi siin tuleb. sest ma arvan, et siin klassiruumis on väga palju inimesi, kes näeb mingit võrrandit, aga ei tea, et kust need asjad tulevad. mina kaasa arvatud. ei, ma ei tea, ma lihtsalt pakun. okei. davai, no vaatame, et see 90 kraadi, no jagad alfa jagad 2-ga. vot, mul ei ole õrna aimugi, kust sa need numbrid välja flipisid praegu, aga aga see 90 on nagu erinev nendest kahest, nii et sa paneksid 90 ühele poole ja selle teise tooksid. selles suhtes jah, kui me hakkaks nagu võrrandit lahendama, siis me saaksime tuua selle, noh, ma teen lihtsalt nagu oletame, et me lahendame võrrandit. 5 alfat, toon selle alfa kahendiku siia poole, jääb 90 kraadi. siis siin on, noh, see alfa kahendiku, ta on nagu 0,5 alfat lihtsalt. seega, siin saab ära lahutada. 5 miinus 0,5 on 4,5 alfat. võrdub 90 kraadiga. ja siis, et alfat kätte saada, siis ma jagan 4,5-ga läbi. ja siis saangi mingisuguse arvu, aga hetkel ma ei tea, kas ta on päris see. minu mäletamist mööda ta alfa ei tohiks olla, võib-olla oli kah, aga isegi kui oli, siis ma ei näe nagu, ma ei tea, kust sa need arvud välja flipisid praegu. ei, ma ise ka ei tea, ma lihtsalt mõtlesin, et äkki nii on. ei, väga hea. kuskile minna. jaa, väga hea, jah, muidugi. sobib. sobib hästi. aga hetkel, kuna ma ei näe, ma ei oska vähemalt mingit selgitust siia nagu taha mõelda, siis ma hetkel ei julge sellele toetuda. võib-olla ta on õige, võib-olla ei ole, aga testime. millele me saame toetuda, missuguseid asju me kolmnurgas teame? isanurkade summa on 180 kraadi. täpselt nii, et kui me liidame kõik nurgad kokku, noh, nii-öelda nurgad liidame kokku, siis me saame 180 kraadi. jah, kui kõik nurgad kokku liita, siis me saame 180 kraadi ja tegelikult selles ülesandes rohkem teadmisi vaja ei olegi. sellest piisab, et see ära lahendada. kui sa tead, et kolmnurga sisenurkade summa on 180 kraadi, siis sa oled tehtud inimene. rohkem pole vaja.
mõtle. sisuliselt seda ülesannet saaks lahendada noh, mis klassis selle kolmnurkade ja sisenurkade reegel ära õpiti, mingi 7. aga ma arvan, et kui ma 7. klassi õpilasele selle ette panen, siis ta hakkab nutma. aga ei tea, oleneb õpilasest võib-olla. aga missuguseid siis kolmnurki me siin näeme, et missugused nagu... ei, seda öelda ei saa. Seda ei saa öelda. Kus sa käisid? Käisin metsus. Tore, tubli. Olen su üle uhke. aga ma mõistan teie seda tunnet, et isegi kui te teate seda reeglit, siis mida ma ikkagi siin nagu teen. Aga üritame väita mingeid asju, mis siis on nagu selle reegli põhised. Ja vaatame, mis me siis saame. Äkki me saame midagi. Ega ei näegi, mis see lahendus kõik on, aga äkki me midagi saame. Proovime. Mis see, et sisenurkade summa on 180 kraadi. Kas me saame midagi, mingi võrrandi koostada siin kuskilgi mingid asju kokku liita ja see võrdub 180-ga? Pluss beta pluss kolmas asi. Ma ei mäleta selle Tau, jah? Alfa pluss beta pluss siis tau kah veel otsa panna. Oi. Pluss tau võrdub 180 kraadi. Nii, kas see on väide, mida me saame väita? Kas me juurde ei saa alfa pluss 2 tau pluss 2 beta tekst tuleb selle nagu suure kolmnurga sisenurkade summa ja siis paneme 5 alfat pluss beta pluss tau võrdub ka 180. Kes iganes selle ütles, ma olen nõus. jah, ma veel häält nii hästi ei tunne. aga jah, see asi, et see Sebastian hetkel siis sa liidad kokku alfa on ju, alfa on siin, beta, siis sa võtad ühe beta siin, ainult ühe, selle väikse ja siis ühe tau, veel ühe väikse. Siis see ei ole kolmnurk, mida sa hetkel kokku liidad siin, see on mingi, ta on hetkel nagu nelinurk, et sa võtad nagu siia, siia, siia ja siia, sa liidad nagu mingi 4 nurga kokku ja 4 nurga nende nurkade summa on 360 kraadi. Et hetkel sa nagu tekitasid mingi kombinatsiooni, aga jah, kui sa väidad siin, nagu Lisett ütles, 2 betat ja 2 taud, no siis see on see kolmnurk, see suur on ju. Sest et see nurk siin koosneb 2 betast ja see nurk siin koosneb 2 taust. Seega alfa pluss 2 betat pluss 2 taud võrdub 180 kraadiga. See on täiesti tõene väide. Ja kes ütles selle järgmise võrrandiga? Ütle uuesti. 5 alfat pluss tau pluss beta võrdub 180 kraadi. 5 alfat pluss tau, no ma panen beta enne, pluss beta pluss tau või? Okei. Pluss tau. Ma loodan, et te appreciate'ite neid värve, sest et väga tüütu neid markereid vahetada ikka. Et siis on kohe värvi pealt näha, et kust see mingi asi tuleb. Aga jah, hetkel siis see mõte siin, selle mõttes me oleme siin kolmnurgas. Ehk siis hetkel see 5 alfat, teema siin, pluss beta, ehk siis teema siin, pluss tau, siis teema siin, seega tegemist on kolmnurgaga, seega tema sisenurkade summa on tõesti võrdne 180 kraadiga. Asi, mida saab väita. Ja nüüd on meil nagu 3 muutujat. Meil on 3 mingit vastikut asja. Ning meil on vaja teada nendest, noh, mida me siin nagu, kas me saame midagi teha? Tahaks alfat teada saada, kas on võimalik? Is it possible? Somehow.
peab natuke vaatama talle otsa. no selge on see, et tegemist on need on nagu, need on kaks võrrandit, mis on omavahel seotud. et see alfa siin on täpselt sama suurusega, mis see alfa siin. ja kõikide teistega sama lugu. me saame alumise rea korrutada -2-ga, siis kaovad beetad ja taud. ma olen ülihästi nõus. ehk siis kohe, ma panen selle ülemise enne siia. alfa pluss võrdub 180. alfa pluss 2 beetat pluss 2 taud. ja siis korrutan selle alumise -2-ga läbi. -10 alfat. ja pluss ja võrdub siis. miinused tulevad. Sorry, jah, õige. miinused. miinus ja -2 beetat siis. ja -2 taud. ja täpselt nii. ja nüüd meil on väga mugav teha sellist asja nagu liitmisvõte. või siis jah, liitmisvõte, mis tähendab seda, et me liidame need kaks võrrandit nüüd omavahel nagu kokku, nagu pressime nad üheks lihtsalt. ehk siis liidame kõik sarnased liikmed kokku. siin on siis vaikimisi selle alfa ees on 1, on ju. seega -10 pluss 1 on kui palju? -9 alfat jääb alles. ja siis nende beetadega ja nende taudega juhtub midagi lahedat. Nendega juhtub siuke lugu, et need nagu kaovad ära. et siia jääb alles 0 ja veel üks 0, siis beetale ja taule. seega ma ei pea siia nagu midagi kirjutama. Need beetad ja taud kaovad meil ära. ja jääb alles, no siis see tehe ka veel siin. -180 on nende summa. siis 180 -360. ja nüüd on hästi tore. nüüd on meil siuke väga lihtne võrrand, kus on ainult alfa. seega see tähendab seda, et me saame selle alfa siin välja arvutada. kui palju see tuleb, see alfa? 20 kraadi. See kõlab nagu vastus, mis kuskilt juba kõlas enne. aga ma ei tea, kas see oli kokkusattumus või oligi mingi idee. aga seda ma nagu, siin ma julgen nagu väita, et siin on täitsa, idee on olemas. ehk siis kolmnurga sisenurkade summa on 20. ei tea. et enne me ka jõudsime selle 20-ni, aga võib-olla oli seal tõesti mingi idee taga. ma kahjuks ei mäleta enam, mis see võrrand oli, aga ma usun, et on hea siit koha pealt minna ka edasi. kas kellelgi on mingeid emotsioone selle ülesande osas? kas keegi mäletab neid emotsioone, mis tal alguses oli ja mis nüüd on? kas saab nagu võrrelda neid? oli kerge või lihtne, Merleen? no kui siuke nagu juhtnöör anti kätte, siis oli seda juba lihtne teha selleks süsteemiks, võrreldusüsteemiks. jah. ja see oli veel selline juhtnöör, mida sa tegelikult ise ka juba teadsid, vaata. et aga lihtsalt ta ei torka pähe nagu. jah. Te kõik, ma usun, et te kõik teadsite, et kolmnurga sisenurkade summa on 180, aga jah, see. ega siin on raudselt mingi sadu erinevaid variante veel, kuidas mingeid nurkadega seotud reegleid kasutada, aga nagu kõige lihtsam minu meelest ongi see sisenurkade summa. et noh, ta on siuke asi, mis kehtib alati, ta ei vea mitte kunagi.